Tere, mina olen Peeter ja vaatate videobloogi Näeme õues. Kui satute külastama Tallinna, siis kindlasti minge ka loomaaeda. See aasta on valminud ka uus hoone külalistele, nii et täitsa põnevusega lähen uurima, millega on siis tegu. Loomaaial on 2 sissepääsu, Põhjavärav, mis jääb selja taha, ning Läänevärav. Kavatsen minna siit samast sisse ning väljuda Lääneväravast. Siit ma siis lähen. Võimalik on territooriumil liikumiseks ka käru, et väiksed lapsed saavad istuda, aga antud juhul on 5 eurot käru laenutamine. Se ve muy pequeño. Es una foca ahora. Es un poco gran foca. Ya le he sacado la foto. Huvitad, kas nad selle töötajale teevad seda? Meile. Meile või? Uhkelt seisab siin. Tüügas sead. Need on pumbada. La pumbada. Hülged on alati lahedad tegelased. Loomaaia kõige uuem maja on Vihmametsa maja, mis avati 2023. Pole veel enam seal käinudki, nii et midagi uut ka. Jumala pime on kõik. No nii, pimedusest avaneb meil troopikamajā. Kohe üks ilus kosk siin. Ohoo. Banaanipuu tunneb ära ja täitsa uhke värk. On see troopikamaja. Või on Vihmametsa maja. Üks linnuke käib vabalt seal ringi. Oi, siin on ka mõned teised linnud veel vabalt ringi. Siin majas on ka Rait Lill, mis on maailma kõige suurema õiega taim. Nii. Kas on ikka päriselt, siis siin kasvab järsku makett. Väike puhkealaga lõpus. Vihmametsa maja juures on ka kohvik, see on täitsa head kodused toidud, vorstikaste, Kiievi kotlet. Ja ka selle kõrvalt kohe ehitatakse ka uut tiigriorgu, mis peaks väidetavalt järgmine aastal 2024 valmis saama. Uhked pelikanid. Lindude toitmist enam ei toimu, linnugripi tõttu. Ega keegi ei käsi sul vastu. Pilk kohe läheb sinna. Võtaks talt puuki ära. Ja ma arvan, et otsibki neid igasuguseid sitikaid ja sätikaid ja puhastab karva. Vaata, kui põhjalik on. Aga tõesti teha, miks ta peab nüüd tagumiku siia poole keerandama? Ai tea. No, see marmosid. Iku siitä piludita. Käärkus marmosid. See on minna siis otsaks.
niimoodi tasakesi. Mina mõtlesin, et hüppe. Mingit hüpet ei ole. Troopikamajas on krokodill, kes iga kord, kui vaatamas käin, absoluutselt ei liiguta. Aga ta on muidugi alati uues kohas olnud. Punapiraaja. Ta on väga ilusad paistavad siin. Praegu muidugi videos ei ole hästi näha, klaasi peegeldus. Aga röövkalad, mis võivad vette kukkunud seal mõne minutiga ära süüa. Laps ütles selle peale, on see PCMS gecko. Vanas karumajas on näitus. Seda maja enam ei kasutata. Ehk siis loomaaed muutuvas maailmas. Või õigemini muutuv loomaaed muutuvas maailmas. Näitus räägib ka siis loomaaia ajaloost. Siin Veskimetsas on ta alates 1983. aastast. Lahe pilt, kus Raivo Järvi, Leopold ja taga Mati Kaal sõidavad loomaaeda. Vastavatud loomaaed. Kas mõni kotkas on ka tulemas? Jõehõbu ka mõnu läheb sinna. Vihma küll hakkas sadama, aga elevanti saab ikka nautida. Temal sellest vihmast on ükskõik just. Lõpetasin oma loomaaia-tuuri siit samast Lääneväravast väljudes. Soovituslikult võiks ilm olla kuskil 20 kraadi, pilves, siis on ka loomad aktiivsemad, ei ole nii pala. Nii et kui Tallinna, siis loomaaed. Näeme õues. Moko. Hispaania keeles ninakoll. Huvitav, kas nad on ka nagu ninakolli moodi või? Ei ole. Ja praegu lõunasöögi aega. Ja üks nuusutas tema Peppu. Juu, kui rõve. Huvitav, miks küll.